tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Täna ma tahan teha redise porgandisuppi. Ja mul on võetud siin aedviljapuljong, see on Food Studio 0,75 liitrit. Ja siis on võetud ka praadimiseks, kõige enne praen ma need köögiviljad ära. 200 grammi umbes on redist, umbes 200 grammi porgand ja kartulid. Need võivad toored kartulid olla, aga minul on antud juhul keedetud juba. Need ma lisan hiljem supile, need kuubikud. Aga alguses ma praen, mul on natuke suitsusinki, näete selliseid tükikesi, need ma hakin kuubikuteks, panen pannile, tekib rasva. Ja kui vaja, siis panen ka törtsu võid juurde ja need porgandi ja need kuubikud ma siis pruunistan kergelt pannil ära. Siis ma panen ta potti, kus on puljong. Keedan need, et nad oleksid peaaegu pehmed. Siis ma lisan kartuli. Siis kõige lõpuks ma lisan, siin on suletatud juust 100 grammi. Selle ma lisan sinna supi sisse, et maitsest saada ja tummisust. Ja kõige lõpuks ma lisan siis maitse rohelise. Siin on tilli, peterselli, sibulat ja peaks siis lõunaks supp olema. Head õnnestumist. Kui iga toidu juurde käib alati ka sibul. Ilma sibulata ei tee ühtegi toitu. Nii. Ja nüüd lähme raudselt raadima. Kuubikuteks tegema selleks, et saada singilt on rasva natukene ja maitseainet. Hea koosluse. Nii. See läheb ka praadimisele, see redised ma pesen ära, puhastan need otsad ära ja viilutan redise. Ja siis kartul.
nüüd lähme pliidi äärde. Hakkame seal toimetama. Tükeldamine on olemas saab. Ma maitse köögiviili seal veel teha meil. Sellega peseme muidugi. Paneme pitsekselli. Mis siin on? Sibulat meil on. Peseme ära ja siis tükeldame. No sellest küll siin. Tilli saab ka natuke juurde. Nii, pesi köögivi, maitseroolise ära, natukene kuivatada ka selle köögirätikuga, siis ta ei hakka nii selle lõikelaua peale kinni. Muidugi need lähevad hiljem, võib supisse panna, aga mind huvitab just see vaheline, mis on selline nii. Nüüd läheme pliidi äärde. Pann on tulel soojenemas. Siia lähevad peale need singi kuubikud. Nad hakkavad andma oma pärast rasva. Ja kui läheks, jääb, panen võid juurde. Nii taha panen ka, puljongile panen ka potile tule alla. Ja puljongit pannan siia. Kui me ostame poest seda puljongit, siis me ei pea mitu tundi ise hakkama keetma mingit puljongit. Võtad, kallad välja ja saad toidu kiiremini valmis teha. Selle tule võime väiksemaks võtta, võtta liiga aktiivselt ei rahulikul tulel sulab paremini. See läheb juurde nüüd. Muidugi läheb ka porrand. Mul puudub küll kogemus, kaua see redib. Kas ta tahab korralikult kuumutamist või natukene. Aga paneme ta sisse. Kuumutame natuke aega ja siis paneme keegi puljongi juurde. Nii, nüüd ta on parasjagu juba kuumutatud. Nüüd ta läheb mul siia puljongi sisse.
ja et seda siit siis veel kätte ka saada, siis kõike panni pealt, siis me peseme selle panni puljongiga üle veel, saame siit kätte veel need maitseained. Nii, ja paneme nüüd kaane natuke peale väiksel tulel ja keedame need niivõrd rahulikul tulel, et ta läheb köögivilja. Nii, nüüd peaks olema see supp päris pehme juba. Ma juba vaikselt maitsesin. Ta on peaaegu pehme. Nüüd ma panen sisse siia selle kartuli, mis oli eelnevalt juba keedetud. Siis ma panen sisse selle sulatatud juustutükid. Nii, ja siis ma panen muidugi maitseainet ka. Ma ei ole veel soola pannud, puljongis on sool sees. Ja sellel maitseainel on ka sool sees. Aga ma panen kuskil teelusika täis seda maitseainete komplekti. Ja lasen tal veel 3-4 minutit keeda. Ja siis vaatame, mis siis edasi saab. Panen talle pool teelusikatäit või peaaegu teelusikatäit soola juurde. Natukene nagu vähe tundus olevat. Selline huvitav. Maitse on väga huvitav. Nüüd läks juba õigeks. Porgand on veel natukene selline ei ole viga. Nüüd võib hakata keemise lõpetama. Paneme maitserohelise sisse ja peakski meil olema lõunaks supp olemas. Lõpetame tal keetmise ja nii. Kaan peale ja 10 minutit tõmbub ja ongi söök valmis. Redise porgandi supp on söömiseks valmis. Maitse on võrratult hea. Head isu, kui meeldis teile video, vajutage nupukest meeldib. Kohtumiseni.